Kui sa alustasid oma karjääri, kas sa nagu mõtlesid ka, et sa nii kaua nagu sõidad? Ei ole niimoodi mõelnud et kusjuures ei olegi niisuguseid mõtteid tulnud, et kui kaua ma sõidan või kui pikalt või asjad, et lihtsalt on kujunenud niimoodi ja ikka veel tiirlen ja võistlen siin, et ma ei oskagi öelda, et kuidas ta niimoodi ei läinud. Tavaliselt on noortel on hästi raske pääseda sellesse karusselli sisse. Sul on see, et sa ei pääse välja vist? Jaa, pigem ei pääse väga välja enam, et kuidagi südamelähedane ikkagi on ja oleks mingi hetk ikkagi vahepeal pikk hooaeg on ja mõtled, et oi, nii väsinud ja asjad, et kurat, kas ikkagi tasub teha või siis oled 2 nädalat kodus puhkad ja siis mõtled, et võiks juba jälle minna. Kui sa oma karjäärile tagasi vaatad, kas sa tead ka, kui palju meistritiitleid sul on ja mis on kogunenud? Midagi tean, aga ma arvan, et väga täpselt arvu ei tea, et ma tean, et mis meistrid ma olen olnud, aga täpselt kokku lugeda ei peast ei teagi. Me teame seda, et sa oled olnud Suurbritannia, Hollandi, Itaalia, Läti meister, Eesti meistrivõistlustega on meil ka käest läinud. Jah. Sul endal on ei ole, ma 85 ja eks mul nii palju ei ole tegelikult, kuna ma ei ole Eestis väga võistelnud, aga midagi mul on, aga ma ei ole arvu järge pidanud, kui mitu korda ma olen Eesti meistriks tulnud ja keeruline. Pean vähe sügavalt mõtlema, et võib-olla kuidagi meenunud kõik asjad kokku, aga ma ei ole nii keskendunud sellele. Me lõime kokku ka sinu punktid, mis sa oled MM-idel saavutanud. Sa kujutad ette ka, kuhu kanti nüüd liiguvad? No ei tea tegelikult, ei tea, ei ole punkti kokku löönud. Kui järgmised stardid praegu veel välja jätta, siis on neid 4719 punkti kokku MM-idelt saadud. Ja sul on ka mõningad GP-võidud. Mis on sellised sõidud, mis sul on pikalt kohe meelde jäänud, mis on kohe ägedamad asjad on olnud? Mul selles suhtes need kõik MM-poodiumi sõidud ikkagi on meeles ja juuniorite MM-tiitlid asjad, need on need võidud või poodiumid, mille eks võib-olla neid ei ole nii palju, aga need on need, mille nimel ma olen vaeva näinud, et need on minu jaoks kõige tähtsamad. Et ma ei taha öelda küll, et Eesti meistrivõistlus või Saksa või Hollandi või Inglismaa meistrivõistluste võidud või asjad, et need nii tähtsad pole, aga nad ikkagi ei olnud minu jaoks see, mille jaoks ma töötasin. Ma töötasin ikkagi, et olla MM-il tasemel ja need olid minu jaoks kõige tähtsamad. Kui vaadata seda rõõmsat poolt, siis on mille üle rõõmustada. Aga kui vaataks sellised asjad, mis on sul ebaõnnestumised olnud, kas sul on mingi niisugune asi, mis on meelde jäänud, et pidin ma seda tegema või läks niiviisi halvasti, et oleks võinud vältida seda? No pigem ikka mingisugused vigastused, et okei, mingid kukkumised sa ei saa vältida. Mõned on lihtsalt ette kirjutatud, et sa mitte miskit, sa ei saa midagi päästa enam. Aga lihtsalt pigem niisugused iseenda lohakad, mingid jala maha panekud, nagu eelmine aasta enne Rahvuste Krossi või hooaja viimaseid etappe lihtsalt jalg ei olnud korralikult jalarava peal, libises korraks lihtsalt jalarava peal maha vastu maad ja ma ei kukkunud ega midagi ja kõik sidemed läksid põlves katki, ja siiamaani ei ole sellest veel nii hästi taastunud, et mul on juba teine operatsioon olnud ja kogu aeg see viivitab ja ei saa nii hästi korda, nagu ma tahaks, et selle üle ma olen natukene vihane, et ei saa isegi see aasta ennast niimoodi näidatud, nagu ma tahaks, et see põlve jama ajab juba natukene närvi. Siin Eestikatel oli näha seda, et algul sa ei olnud päris kiire, et seisid teised eest ära, nüüd sa juba jõudsid Eestikatel poodiumile ja olid päris kiire. Mis sa siit loodad stardist saada? Jah, ma kardan, et esimene võistlus mul läheb raskeks, et see kuum nädalavahetus ma ei ole saanud niimoodi ette valmistada, nagu tahaksid ja väike tagasilöök tuli ka, et ma sain räpina isad ja poed krossil lenksuga täpselt vastu lihast ja lihas oli siin paistes ja lükkas mind jälle nädal aega tagasi, kus ma kaotasin nädal aega, ütleme nii, et
aga jah, hooaja algul ma läksin Eestikatele võistlema, ma ei tahtnud põllule liiga teha, ma ei pannud seda niimoodi maha nagu kurvides ja asjades, et mul lihtsalt oli vaja sõita ja isegi nüüd Eestikatel, et eks ikka pidin natuke juba hoogu kasvatama, aga ma ei tahtnud seda liigset riski veel võtta, et see oleks ka tobe olnud, et valmistun MM-iks ja siis 2 nädalat või nädal enne MM-i olen täitsa out jälle, et pigem ma tegin kindlaks, et ma saan siia tulla heas seisus ja siit edasi jätkata ja üles ehitada ennast rohkem, et ma arvan, kui siin kõik 3 MM-i ilusti saan ära sõetud asjad, siis juba kindlasti läheb asi väga palju paremaks. See nagu tegelikult on nagu praegu keegumis on selline harukordne võimalus, et on nagu 3 etappi nagu järjest ühes kohas. Et see peaks nagu minema kõikidel nii-öelda iga etapiga järjest kiiremaks ja kiiremaks. Et mis sa arvad, kui palju sa nii-öelda nagu ringi aja pealt nii-öelda järgmiseks pühapäevaks maha saad? Jah, see on nagu, ei oska öelda, kas nad muudavad rada ka, et see on nagu see küsimus seisab õhus, et kas nad panevad teistpidi üldse ringi veel käima ka, see on ka omakorda küsimus ja mida nad muudavad täpselt või kas nad muudavad, ja ma ei oska öelda, kas just nagu ringi aja pealt seda kiiremaks saada, et motokrossi rada on selline, et sa ikkagi, see iga kord on nii erinev, see sõetakse see liiv ära, mõnikord on, ma ütlen, kuuma ilmaga palju vett pannakse, mõnikord on juba pilvesilme ei panda nii palju vett ja kõik see segu, maapinna segu, see oleneb, aga lihtsalt, et mina ise nagu suudan ennast kasvatada viimaseks MM-iks kiirust ja füüsist ja enesekindlust ja kõike seda, et see on nagu, et ma ei ole nii palju siin tsikli peal aega veeta, et see minu on nagu positiivne, et 3 tükki niimoodi jutti ja samas Eestile lähedal, et siit reisida oli suht lähedal ja kui ongi mingi vajadus veel siin treeninguks minna, trenne teha, et siis on see võimalus ja tean täpselt, kuidas siin Lätis rajad ja asjad on ja kus saab treenida, et see nagu on eelis isegi võib-olla minule. Kui vaadata seda, et nagu Leokitest on tulnud nagu päris palju nii-öelda neid Krossis nii-öelda MM-sõitjaid nii-öelda. Kas sa näed ka kuskilt, et keegi mingi teine nii-öelda selline suguvõsa nii-öelda või kuskilt järjepidevalt tuleks ka nii-öelda veel juurde? Raske on öelda, aga ma arvan, Jürgen-Mattias Talvik näitab ennast päris hästi ja Meiko Vetik, et nemad on veel noored, et kui eks siin teistel ei tea ka, kuidas noored pühenduvad sellele ja kuidas vanematel aega on või rahalised seisud on või kuidas poistel see pubeka iga peale tuleb ja asjad, et see mängib kõik rolli, aga kui ma enda suguvõsa vaatan, siis seda on veel vara öelda natukene, et kuhuni nad jõuavad, et kui poistel on oma siht kuskil sisemas, et kõrgele jõuda ja näevad selle nagu unistused on suured ja näevad palju vaeva ja võtavad asju tõsiselt, siis see on kõik võimalik, et samas neil nagu see nagu väike anne on olemas, hoog on enam-vähem niisugune, ei ole täitsa niisuguses nukras seisus ja kuigi mina oma poistega väga palju nii palju vaeva ei näe, et ma käitun niimoodi nagu, kuidas ma ütlen, nagu ei investeeri veel oma poistesse niimoodi, võib-olla kui nagu Aigar teeb, et seal on nagu väga tõsine töö taga, et see on nagu positiivne, et ma arvan, et kui 3-st ükski jõuab kuhugi ja see on väga positiivne saavutus ja seda on väga raske saavutada, aga ma mõtlen, et pikk tee on kõigil ees. Selle pika teega on alati üks see asi, et seal peab olema nii-öelda nagu sellel sportlasel nagu iseloom. Jah, kindlasti. Mis iseloom peab olema Krossis nii-öelda, et jõuda nagu lõpuni? See jonnakus, et mina oma poistega ka, et ma pigem kasutan mõnikord seda isu ja seda sõiduisu ja seda tahet, et nad tuleksid ja nagu see füüsiline trenn, et mina ei peaks ise nii palju suruma, et nad peaksid ise hommikul üles ärkama, jooksma minema, mingi hetk on see, et sa ei saa, kui ta on juba 16 või 15 või sinna kanti jõuab ja kui ma iga kord pean teda sundima selleks, see peab olema endal niisugune isu ja tahtmine, et ma ärkan üles hommikul vara, ma lähen teen selle trenni ära, füüsilise trenni vahet ei ole, et ma lähen tsikliga, ma vaatan oma videosi või teisi krossi videosi, õpin kogu aeg asjad, et mitte, et vanem tahab rohkem, viib selle lapsi sinna krossiraja peale, teevad oma sõidud ära ja laps läheb siis tegelikult teda võib-olla niimoodi juhitada, ta meeldib küll sõita, aga niimoodi nagu tõsiselt, et sa tahad midagi maailmas sellest parim olla, et lihtsalt unistades, isegi kui sa unistad seda ja tööd ei tee, siis see unistus ei täitu nagu. See on nagu MM-karusselli nii-öelda nagu noori sisse saada.
tiimidesse, kui keerukas see oleks nii-öelda? Eks Eestil on natuke keerulisem, et meil on natuke sealt Euroopast nagu ära lõigatud, aga samas, kui sa ikkagi lähed, näitad ennast Euroopa, kuidas ma ütlen, tsooni finaalis, et oled tasemel ja käid adakitel ja asjadel, siis on ikkagi võimalik silma jääda, aga lihtsalt see aeg ja see reisimine, et see on tegelikult paljud vanemad, kas suudavad niimoodi või ei suuda, et see nagu võtab meil aja ära, kui sakslane seal välismaa tiimidele silma jääda, sa lähed sinna Saksamaa meistrivõistlustele või Hollandi meistrivõistlustele, et sul hommikul ärkad üles, lähed seal, sõidad ära, teed hea tulemuse, sealt jääd silma. Aga kui me siin Eestis võidame või käime Soomes sõitmas või Lätis sõitmas ja võidame siin, siis me tegelikult niimoodi tiimidele silma ei jää. Et see siis peabki sellel lapsevanemal oma aega, et sõita Euroopas, et seal silma jääda, et kuhugi jalg ukse vahele saada. Et see on see võib-olla miinus, et paljudel ei ole niisugust aega ja üldse nende radadega harjuda ja asjad, et see on niisugune kindlasti meie, nagu ütleme, Eesti poistele on see natukene miinus. Mul on meeles üks selline hooaja, üks esimene sõit, kus oli väga mudane rada. Sa sõitsid kõigilt nagu ringidega eest ära ja sa olid ainukene vend, kes praktiliselt kogu aega vist sõitis, teised jäid kogu aeg kinni nagu. Et kui vaadata nagu seda eestlase poolt nii-öelda, et ta suudab muda sees ja sellises porises nii-öelda hästi sõita, et kas nagu, ütleme nagu regiooniti on nagu näha ka seda, et kes millisel rajal nii-öelda hästi sõidab? Jah, on küll natukene näha, et kuidas, aga see ka võib-olla, kuidas sa oled üles kasvanud ja kuidas su see võitleja hing on või asjad, et see on nagu mul kuidagi teistmoodi sisestatud, aga kindlasti niisugused eestlastel niisugused raskemad tingimused, kus ei ole lihtsalt, kuidas ma ütlen, täiuslikud tingimused või niisugused keerulisemad tingimused võib-olla nagu isegi soosivad, jah, et eks tänapäeval natuke nagu rohkem läinud niisuguseks modernsemaks ka Eestis need krossirajad ja asjad, et aga noh, ma ei oska öelda küll, mind see nagu aitas need rasked rajad. Lõpetuseks veel, et meil jäi küll nüüd rahvuste kross ära, aga kui paljudele rahvuste krossidele veel sa nii-öelda starti tahad minna? Kas saada 20 täis või teha nii-öelda 21 pluss midagi peale? No seda peab vaatama, et ma võtan samm korraga ja järgmine aasta tuleb ka vaadata ega sponsorid ja asjad ja ise pean ka juba siin aasta lõpus midagi tõestama, et midagi üldse järgmine aasta korda saata veel ja tahan tervislikult olla 100%, et mulle nagu see aasta on olnud, mulle meeldib niimoodi lõpetada, et ma ei ole nagu 100% võimalik endast, nagu 100% endast võimalik andma. Et sõidad seal pooleldi kuidagi veered selle sõidu lõpuni, see ei ole see nagu, kui ma tahaksin lõpetada, siis ma tahaks lõpetada ikka, et ma olen maksimum ennast andnud nagu, aga no eks näis, ega see elu ja olud ja kuidas need üldse tänapäeval see viiruse teema ja üldse, mis siin praegu toimub, on päris nagu crazy, et ega eks näha vaatame, kuidas järgmine aasta üldse sellega nagu üldse, mis toimub üldse järgmine aasta, et mis siin saama hakkab, et siin suured firmadki ei tea, mis elu toob.